Tere kõigile kuulajatele, mina olen Siim ja see on Papsist ettevõtja podcast episood 1. Esiteks, millest üldse see podcast rääkima hakkab? Et nagu pealkirjast võib lugeda, siis põhilisest 2 asjast ja nende kombinatsioonist, ehk siis papsiks olemisest ja samal ajal ja üleüldiselt ka ettevõtlusega tegelemisest. Et lahkaks ruttu ära mõlemad pooled minu elust, et milline minu elu parasjagu on. Paps olen ma sellepärast, et mul on 2 toredat tütart. Üks on 2,5-aastane ja teine on siin 3-kuune. Ja papsiks olemisel on väga suur roll ja väga suur vastutus ja omad rõõmud ja omad mured muidugi, et praegu parasjagu, kui ma seda salvestan ka, siis pead selles suhtes väga leidma oma aegu, millal on asjadega tegeleda, et praegu on just harukordne võimalus, kus teine laps magab ja esimene on kuskil praegu vanema juures ja mul on aega sükese eneseväljundi formaadiga, nagu praegu siin see podcast on tegeleda, et peab andma endast väga palju ära, enda ajas peab andma väga palju ära, enda tegevustest väga palju ära ja muidugi sa saad sellest väga palju tagasi ka, aga see on lihtsalt paratamatult, et kui inimene on otsustanud, et ta tahab pere luua ja sellega tegeleda, siis ta peab arvestama sellega, et elu ei kulge enam samat viisi edasi ja kindlasti pead nagu jupi sealt ohverdama nii-öelda parema tuleviku jaoks nii endale kui ka neile. Et üks hästi suur osa minu elust on minu tütred ja minu perekond. Ja teine pool siis sellest valemist, minu elu praegusest valemist, ma ei ütleks, et teine pool, kindlasti need 2 poolt pole, muid asju on ka veel, aga ettevõtlus. Ettevõtlus on selline huvitav asi, et kõik inimesed ei satu kohe niimoodi, et koolist välja ja kohe ettevõtlusega tegelema, et selline ei olnud ka minu teekolg, et peale gümnaasiumit läksin ma esmalt ülikooli IT-d õppima ja sealt vaikselt töö juurde ja töö juures nagu sageli algab ikka inimestel, et tekib siuke tung või tahe ikka mingisuguse oma asjaga tegelema hakata ja siis vaikselt ühtepidi mingi asjaga nokitsema ja teistpidi mingi asjaga nokitsema ja lõpuks mõtled, et okei, kuidas ma saaksin sellest mingisuguse päris tegemise teha ja mingi ettevõtte luua ja hakata seal klientidele midagi pakkuma. Ja niimoodi ta vaikselt kulgeb, et siuke 2,5 aastat olen ma erinevat moodi ettevõtlusega alguses siis hoogu võtnud ja siis päriselt käed külge pannud ja tegelenud ja nüüd praegu on elus siukene moment minul, kus ma hetkel olen põhitöölt vanemapuhkusel järgmise aasta lõpuni, 2026 aasta lõpuni ja sellel ajal ma vaikselt siin kõrvalt üritan rohkem oma ettevõtet käima saada sõpradega. Ja see podcast siis räägibki nii-öelda nende 2 asja kombinatsioonist, papsiks olemisest ja ettevõtlusest. Ja eriti nende kombinatsioonist, sest päris keeruline on, kui ma päris aus olen. Mõlemad ju võtavad selles suhtes, kui sa tahad mõlemat asja hästi teha, siis mõlemad võtavad oma aja, oma rõhu, et kindlasti ei saa nii-öelda ülejala paps olla või saab, aga ei soovita mitte kellelegi. Endal on elu tulevikus palju ägedam, kui sa ikkagi oled aktiivne paps kohe algusest peale ja tegeled oma lastega ja annad tuge oma naisele. Ja see ettevõtluse pool on see saab alati ju alguse selles suhtes kirest midagi teha, midagi luua, midagi saavutada, aga algusaeg on alati hästi raske, hästi keeruline. Eriti keeruliseks teeb asja see, et ta võtab jupi sinust nii-öelda ära ja välja, aga sa kohe ju sellest väljundit ei saa. Et ma ei taha öelda mitte keegi, või kindlasti on nagu juhtumeid, aga ütleme siis niimoodi, et mitte keegi ei alusta ettevõtlust niimoodi, et ta kohe esimene päev hakkab siin üüratuid summasid teenima ja saab oma päevatöölt ära tulla ja kohe nüüd siin millegagi suuresti tegelema hakata. Et algus ju kindlasti venib niimoodi, et paned sinna sisse oma kapitali ja sisuliselt nii-öelda võtad sisuliselt ju pere rahakotist raha ja paned selle nii-öelda panuse ise endasse, et sa saad sellest midagi luua. Ja
tulemusi ju selles suhtes sageli ka kohe ei tule, on ju, et ütleme, isegi kui sul läheb nii hästi, et sa hakkad oma ettevõtlusega nii-öelda kohe sinna ettevõtte kontole midagi teenima, ja ega see raha sulle ju kohe ei saa nii-öelda taskusse tagasi tulla, on ju, et siis sealt hakkad mõtlema, et okei, kas ma hakkan endale sealt tööjõumakse maksma, on ju, või siis ootan nagu, teen terve nii-öelda majandusaasta ära ja maksan sealt dividende, seal on nagu väga palju nantsi asju, aga noh, point on see, et see on nagu vaevaline protsess ja see vaevaline protsess võtab jupi sinu elust. Ja kui niigi sa juba annad, on ju, nagu me rääkisime, jupi oma elust, annad oma kaaslasele, annad muidugi ise endale jupi, annad siis oma lastele jupi, siis ja noh, sageli ja enamasti ka annad oma põhitööle jupi, et seda sissetulekut samal ajal hoida, on ju. Siis kus sa üldse võtad selle aja veel mingi ettevõtlusega tegeleda? Põhitöö kõrvalt ja laste kõrvalt ja kaaslase kõrvalt ja kodu kõrvalt ja sõprade ja noh, kõige muu kõrvalt. Kuidas? Inimesel on antud, on ju, piiratud arv tunde ja minuteid iga päev ja iga aasta, on ju, ja elu jooksul aega, et sa ei saa nii-öelda oma seda tassikest täiesti overflow'da, et vesi hakkab lihtsalt üle voolama su sellest tassist, kui sa liiga palju asju sinna sisse topib. Ja märksõna siin ongi, et tuleb teha õigeid ohverdusi. Et ohverdus on võib-olla päris selline karm sõna, aga noh, nii ta tegelikult on, et ohverdusi peame tegema, aga õigete asjade arvelt. Üks näide minust endast, mis ma olen ära andnud, on näiteks arvutimängud, mida ma tegelikult siiani ma väga-väga armastan. Ma väga-väga tahaksin nendega tegeleda, aga lihtsalt miks märkasin, et see võtab väga palju aega minu elust ära. Ja noh, nooruses väga palju game'isin. Põhjus, miks ma üldse tegelikult informaatikat õppima läksin, oli ju see, et ma tahtsin arvutimänge luua. Mingisugused mängud ma lõingi ülikooli ajal ja ülikooli ajal ma mängisin väga palju. Hiljem veel ma mängisin ka väga palju. Siis ma ükskord märkasingi, et kui ma tahan nagu muid asju teha, siis seegi tegelikult nagu minu ettevõtluse aja alguses ma hakkasingi märkama, et okei, kui ma tahan nüüd mingisuguste projektidega ka veel tegeleda kõrvalt, siis nagu ma reaalselt ei jõua lihtsalt enam. Ja siis panigi nagu otsa vaatama, et mis on minu jaoks päriselt oluline. Ja üks asi, mille peale tänapäeval väga paljudel inimestel läheb aega, on tegelikult see, kui palju nad telefonis scrollivad nii-öelda. Facebook, Instagram, selles suhtes suurepärased teenused, nagu tõesti suurepärased teenused, et nagu me ei kujuta ette ju tänapäeva maailma ilma nendeta, aga ega need on ka disainitud niimoodi, et inimesed oleks seal ja püsiks seal ja scrolliksid seal ja tegelikult kõik inimesed loovad sisu ju ka selle mõttega, et kuidas hoida võimalikult pikalt inimest enda videot vaatamas ja see on probleem, sellest see on probleem suuresti, ma ütleks, tarbijale, et tarbija on nagu suht suur ohver seal, et ta sageli lihtsalt veedabki nagu tundide viisi. Inimesed ei pane tähele, kui palju aega nad veedavad telefonis ühel päeval, et nad tegelikult mõtlevad ja ütlevad, et võib-olla mingi pool tunnikest kokku tuleb, aga kui nad päriselt oma screen time'i näevad ja näevad seal, et seal on nagu 6 tundi päevas veedetud Facebookis, Instagramis ja YouTube'is kokku, siis nagu neil silmad lähevad suureks, et 6 tundi nagu, see on nagu ööuni tehniliselt, et õiged ohverdused, nagu vaadake asjadele otsa, millele teil läheb igapäevaselt aega ja mõelge nagu, mis sealt välja visata. Võib-olla mõni õhtu ei vaata Netflixi, võib-olla paned selle telefoni kuskile rohkem kaugele eemale päeva jooksul ja võib-olla ei ole vaja nagu päris iga päev teha mingit paaritunnist gaming sessiooni, et need on lihtsalt minu näited, et kindlasti on nagu väga palju muid asju, mõni nokitseb garaažis, mõni koob ülisuurt viilast tekki, on ju. Mul on nagu väga veider öelda, et kudumine on nagu jõle nagu siuke toksik hobi, on ju. Aga noh, jumala ees, kui keegi tahab nagu hakata näiteks ettevõtlusega tegelema, aga ta avastab, et tal läheb iga päev 3 tundi kudumisele, on ju, ja tema jaoks on olulisem näiteks tema ettevõtlus kui kudumine, siis võib-olla koo tund aega ja tee 2 tundi tööd, et õiged ohverdused. Ja ohverduste kõrvale tooks siis teiseks asjaks ka prioriteedid, et
kui sa oled need õiged asjad ära ohverdanud, ei ole nii-öelda neid nii palju segavaid faktoreid ja tegelikult saad aru, et sul on nagu natuke rohkem aega, siis need olulised asjad, mis sa oled enda jaoks alles jätnud, siis need tuleb seada õigesse prioriteetsusesse. Et mulle õudselt meeldib üks näide, mida mitmed erinevad raamatud on välja toonud. Et sageli inimesed, kes töötavad hästi palju, ütlevad seda, et ma teen seda oma pere nimel. Et nad panevad hästi palju aega oma töö alla, et nad teeniksid hästi palju, et neil oleks võimalik seal võimalikult kaugele ja kõrgele tõusta, aga sellega nad tegelikult ei anna väga palju aega oma perekonnale ja mis lõpuks juhtub, on see, et nad on seal karjääriredeli tipus, aga nad kaotavad oma perekonna. Ja see on nagu hästi kurb muster, kuhu sattuda. Et selle tasub alati mõelda, et kus sa päriselt nagu lõpuks olla tahad. Et kas sa tahad olla nagu kõige kaugemal, kõige kõrgemal, kõige tipus, aga sa ohverdad nagu valed asjad selle nimel, näiteks oma pere või suhte või lapsed, ja siis tegelikult lõpuks, et kuigi sa teenid palju, või kuigi sa oled saavutanud selle, mis sa tahad, siis sul ei ole tegelikult seda, mis sulle päriselt oluline on. Aga teine variant on see, et sa võtad prioriteediks selle, mis sul päriselt oluline on, sellel näitel siis oma perekonna, sa paned ikkagi sekundaarselt siis oma ettevõtlusele või siis oma tööle selle rõhu, alles peale seda, kui perega on kõik hästi, neil on asjad korras, nende asja on nii-öelda sinust täidetud, siis sa saad ikkagi nende asjadega tegeleda, et sul ei jää seda aega nagu oluliselt vähemaks ja lõppkokkuvõttes, mis kõige tähtsam on see, et sina oled õnnelik, nemad on õnnelikumad ja kõik nagu lõpptulem on nagu palju-palju parem. Et võib-olla sa isegi oled täpselt seal samas tipus, millest ma alguses rääkisin, aga võib-olla sa pole nagu päris nii kõrgel, aga sa oled ikkagi päris kõrgel, aga sul on sinu armastav ja toetav pere su kõrval. Nii et õiged prioriteedid, see on teine oluline märksõna. Ja kolmas punkt, mis võtab nii-öelda need ohverduste ja prioriteetide punktid nii-öelda kokku sellisesse ühte lihtsasse lausesse, on see, et sul on aega. Mulle üldse ei meeldi, kui mõned inimesed ütlevad, et aga mul ei ole üldse aega. Ma tahaks ka millegagi tegeleda, aga mul ei ole aega. Ma olin ka see inimene ja sellepärast ma naerangi selle lause üle nagu nii palju, et siis kui tuli esimene laps, siis ma olin, et holy shit, mul oli nii palju aega varem. Ja nüüd, kus tuli teine laps, nagu ma mõistsin järsku, et okei, kui oli üks laps, mul oli ikka väga palju aega. Nii et ja mis ma siin tahangi öelda, on see, et vaadake üle oma kohustused ja te sageli saate aru, et teil tegelikult on aega. Et kui sa päriselt tahad millegagi tegeleda, olgu see siis ettevõtlus, olgu see mingisugune su hobi, mingisugune asi, sul on selle jaoks aega, lihtsalt sa pead mingid vähem olulisemad asjad kõrvale panema. Et kui inimene päriselt tahab, kui päriselt inimene tahab näiteks ettevõtlusega tegeleda, siis tal on asju, mida ta saab kõrvale panna, mis on järelikult vähem olulisemad. Ja tegelikult võib öelda nagu seda ka täiesti teistele asjadele, mis ma enne võib-olla nagu mittetahtlikult võib-olla halvaks liigitasin, kuigi need ei ole halvad. Kui inimese tõeline südamesoov ongi game'ida 6 tundi päevas või ta ongi mingi sotsiaalmeedia influkas, ta peabki nagu väga palju tarbima mingisugust infot või siis see ongi, ta tunnebki, et see on tema hobi scrollida 5 tundi päevas Instagrami, siis sa teadki, et see ongi sinu jaoks oluline aeg ja selle jaoks maja eraldan teiste asjade arvelt. Ja see ongi täiesti okei. Et lihtsalt peab aru saama, mis on sinu jaoks päriselt oluline. Ja nende mõtetega ma tegelikult tõmbaksingi siin Papsist ettevõtja episood 1 joone alla. Et täna rääkisin teile, milline minu elu praegu on, 2 lapsega ja ettevõtlusega maadeldes ja balanssi leides ning lahkasin siis natukene minu esmaseid mõtteid, et kuidas sellist elu elada. Et tuleb luua õigeid ohverdusi, vaadata oma ajale otsa, et mis sul päriselt oluline on ja mis mitte. Nendest alles jäänud asjadest
teha konkreetsed prioriteedid, milline asi on sinu jaoks tähtsam, milline mitte ja veenduda, et prioriteetsed asjad oleks esmajärgus korras, enne kui nende teiste asjadega tegeleda. Ja viimaks ja veel kord, sul on aega tegeleda nende asjadega, millega sa päriselt tahad tegeleda. Kui sa siiamaani kuulasid, siis mul on väga hea meel, et keegi siiamaani kuulas ja mulle väga meeldib tagasiside, nii et ma väga ootaksin ja väga hindaksin, kui sa kirjutaksid kas mulle otse või siis kommentaaridesse, mis sa sellest kõigest arvasid, kuidas sa sellega suhestud, mida sa veel näiteks kuulda tahaksid ja nii edasi. Et tagasiside ma väga hindan. Ja selle podcastiga ma üritaksin jõuda inimesteni, kes on näiteks samas situatsioonis või siis keda huvitab taoline olukord või elu, et kuidas saada hakkama samal ajal lastega ja ettevõtlusega. Et meil on palju podcaste näiteks vanemlusest ja meil on väga palju podcaste ettevõtlusest, aga mõtlesingi luua nii-öelda midagi sükest 2 maailma kokkukeevitamisest, ehk siis kuidas seda kõike koos organiseerida ja selles navigeerida. Nii et aitäh, et sa seda kuulasid veel kord ja näeme järgmises Papsist ettevõtja episoodis. Tšau!